Tervist, sõbrad! See on see päev, mille issand on teinud. Me rõõmutseme temas, tema laseb asjad hästi korda minna, kui me usaldame asjad tema kätesse. Minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Ja enne kui me läheme edasi, kui sa ei ole seda kanalit veel tellinud, siis väike abikäsi, mille sa saad ulatada, on läbi selle, et sa tellid seda kanalit, mis ütleb YouTube'i süsteemi algoritmidele, et kristlikku sisu vaadatakse ja tahetakse. Nii et suur tänu kõigile tellijatele, video laikijatele, kaasalajatele, palvetajatele ja eriline tänu toetajatele. Suur tänu Ants sulle, suur tänu sulle Leili ja Anu ja Eero ja Kaja ja Anne ja Tarmo ja üks inimene, kes soovib jääda anonüümseks. Kõigile kanali toetajatele igal juhul suur tänu. Ma tahan öelda ka suur tänu Margusele, Samuelile ja Martile, kes on aidanud mõningaid videosid töödelda või filmida. Suured asjad ei sünni kunagi üksinda ja sellepärast, sõbrad, ma olen tänulik ka teile, teie panuse eest. Nüüd me lähme Peetruse kirja esimesse peatükki, peatükk 2. Ja siin Peetrus ütleb salmis 11. Armsad, ma manitsen teid, kui võõraid ja majalisi, hoiduda lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. Eilses episoodis me rääkisime sellest, kuidas meil tuleb Jumala kartuses veeta see majaliseks olemise aeg. Hoida alal oma pühadust, hoida suhet Jumalaga, hoida oma identiteeti. Ja siin Peetrus lisab ühe olulise asja juurde ja ütleb, et kui majalised ja võõrad, rääkides sellest samast asjast, meil tuleb hoiduda lihalikest himudest. Kõigepealt ütleb meile armsad. See sõna seal on agape. Ehk teiste sõnadega me võiksime öelda armastatud. Ja agape muidugi viitab jumalikule, täiuslikule armastusele ja sellise armastusega Jumal armastab sind ja mind. Ma tean, see kõlab lihtsana, aga see on tõde ja seda on vajalik jälle kuulda. Jumal armastab sind ja keegi, kes armastab sind, tahab sulle absoluutset parimat. See on armastuse põhimõte, armastuse loomus tahta parimat ja Jumal töötab alati parimas suunas sinu ja minu elu jaoks. Ja siis ta ütleb siin, ma julgustan teid. No eestikeelses piiblis jälle vana tuttav sõna manitsema, ma manitsen teid, aga tegelikult ta räägib siin julgustamisest või isegi sõnast anuma. Ma anun teid kui võõraid ja majalisi. Jällegi see viitab ju sellele, et me ei ole selles maailmas päris kodus. Meie tõeline kodumaa on Jumala kuningriik ja taevas. Ja selles maailmas me ei tohi seetõttu ära harjuda selle maailma viiside ja teedega. Me ei räägi päris seda keelt. Me ei käi nende kõigi põhimõtete ja väärtuste järgi, siis meil on kõrgemad väärtused, mis lähtuvad Jumala kuningriigist. Ja Peetrus ütleb meile, kes me oleme siis mitte selle maailma kodanikud vaimulikus võtmes, hoiduda lihalikest himudest. Nüüd, kuidas me seda teeme? Me vaatame koos galaatlastele kirja siia 5. peatükki, kus apostel Paulus ütleb nõnda. Aga ma ütlen teile, käige vaimus, siis te ei täida liha himusid. Nii et kui me oleme Jumala vaimu juhitavad, kui me arendame vaimu meelsust endas, ehitame oma vaim inimest tugevamaks, siis seda vähem jõudu on lihal meid kamandada. Ja kui inimene teeb kvaliteedi otsuse, ta on treeninud oma kristlikku iseloomu. Täna ma teen paastupäeva, siis ta ei pea enam nõu liha ja verega, sest liha alati püüab sind veenda kuskil mugavuse tsooni suunas. Nii et me ei täida siis liha himusid, kui me oleme vaimselt tugevad ja vaim meid juhib, ehk meie elu on täis vaimu väge. Sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu. Näiteks mõnes teises linnas kaugemal on üks põnev üritus tulemas. Sa mõtled, ma tahaks sinna minna. Sa tunned oma vaim inimeses sellist inspiratsiooni. Siis aga hakkad mõtlema,
no ma ei tea, mul ei ole piisavalt aega, siin läheb jälle kütuseraha ja see on pikk tagasisõit ja sinna sõit ja mul on üldse siin kodus nii palju asju teha. Nii et meie liha, meelsus räägib meid välja vaimu asjadest, kui me liha meelsust kuulame ja nõnda siis tuleb meil teha kvaliteediotsused. Need on üksteise vastu, et ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Aga lihateod on ilmsed, Paulus loetleb, mis need on. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kilpkonnad, lahkõpetamised, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast, millest ma teile ette ütlen. Nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Vau, milline tõsine hoiatus, kas pole nii? Nüüd see sõna siin, kes seesugust teevad sõna on siin praktiseerima, harrastama, harjumuspäraselt tegema. See, mida pidevalt tehakse ja see kreekakeelne sõna on siin prasso. Ja et sellest üle olla vastus on saada vaimulikult tugevaks. See on täpselt see, mida Galaatia kiri siin ütleb. Kui see ei ole mõnda aega, näiteks kuu aega, ühte oma kätt väga liigutanud. Ma hiljuti käisin rangluu liigese puhastuse operatsioonil. Nii et mul lõigati siia väike haav sisse, seda on näha ka, ja puhastati sealt see rangluu liiges. Ja muidugi algselt pidi mul käsi olema kaelas, aga arst hiljem ütles, et ei ole vaja. Ja siis ma hakkasin tegema pisut harjutusi sellele. Põhjus, miks antakse harjutusi teha, on see, et kui sa selle asemel hoiaksid seda kätt kuu aega lihtsalt linguga või sidemega kaelas, see käsi muutuks väga nõrgaks ja see paranemine kõik toimub aeglasemalt. Kõik see ainevahetus siin piirkonnas halveneb ja igatipidi asi läheks pigem negatiivseks. Ja sellepärast on see ka meiega tõde. Vaimulik pidev treening teeb meid tugevaks. Nüüd Paulus ütleb siin, et need lihalikud himud sõdivad meie hinge vastu. Ehk fakt, et sa said kristlaseks, ei tähenda, et kõik halb lõppes. Ja nüüd ei ole enam mingisugust vaimse maailma konfrontatsiooni sinu elu vastu. Nii et me oleme jätkuvalt lahingus ja me vajame sellepärast panna selga Jumala sõjavarustuse. Nii et Paulus ütleb siin, et kui me laseme liha meelsusel endid juhtida, siis me laseme ennast juhtida vaimsetest asjadest ja vaimulikust tugevusest eemale. Ja liha meelsust järgides juba Edenaias esimesed inimesed kaldusid ju omaenda asja tegemise suunas ja et elada sõltumatult Jumalast. Ja see on ka põhjus, miks mõningad inimesed teinekord lahkuvad kogudusest, sest nad tahavad elada sõltumatult kohaliku koguduse autoriteedist. Nii et kokkuvõtvalt Peetrus ütleb meile, kes me oleme majalised ja võõrad siin maa peal, ärge harjuge liiga ära selle kõigega siin ja te olete nagu võõrad elemendid selles süsteemis, sellepärast on vaimulik sõda teie vastu, sa tunned vaimset konfrontatsiooni, sõda käib meie hinge vastu ja need himud on tihti kanaliks, mille kaudu rünnakud meie elu vastu tulevad. Vastus aga on loomulikult see, mida me just lugesime galaatlastele kirjast, et kui me saame tugevaks vaimus ja hoiame oma vaimset taset. Ma nimetan seda nagu sõna lugemise tase, palve tase. Kui need on normi piires ja üle normi, siis asjad on hästi. Ja nii nagu meie näitajad veres, kui nad hakkavad alla kukkuma, alla normi, siis teatud vaegused hakkavad esile tulema, teatud probleemid hakkavad tõusma. Ja Peetrus jätkab siin öeldes, et me elaksime voorusliku elu paganate keskel. Et nad selles, mille pärast teist kui kurjategijast paha räägivad, teie häid tegusid nähes annaksid austust Jumalale katsumispäeval. Nii et sõbrad, see on meie mandaat. Olgem vahvad seda tehes issanda abiga. Olgu teil vahva päev, õnnistusi kõigile, näeme jälle.